Me jätkame Telehommiku köögist ja väga hea meel on tervitada siin Roman Zatšerinskit. Tere hommikust! Tere hommikust! Ja meie tänane märksõna või teema on California rull. Milline on sinu seos selle tootega? Esimene seos on see, et ma kõigepealt vabandan kõigide sushikokkade ees, et ma nende pühade maa nagu astun nagu niimoodi, jah. Sest kui ma 2004 töötasin ühe Jaapani kokaga, Hamaya Kasumi, siis tema räägis see, et enne kui teda lubati sushit nagu tegema, ta 10 aastat pesi riisi ja tassis kaupa nagu oma asjadega. Et praegu, mis me teeme, on pigem nagu nali. Pühaduse tõotus teileks. Ma olen tõesti aru saanud, et sushi-kokkadel on tõesti see nii-öelda meistrid, sellid, õpipoisid ja õpipoisi aeg vist on kõige pikem. Ja saame ka natukene põhjendada, et miks California rulli teema on üldse aktuaalne. Nimelt on käimas toidufilmide festival ja seal on terve film siis sushi rullimisest. Mitte päris, aga mehest, kes siis tõepoolest ameeriklastele sushit tutvustas ja just see California rull oli siis tema nii-öelda see viis, kuidas ta sushit eksportis. Aga ma annan nüüd, Roman, sulle mõnes mõttes sellise toreda ülesande, et lisaks sellele, et sa ise siin nii-öelda siis kinniste silmadega hakkad seda California rulli tegema. Kas sa oled võimeline ka koolitama paari minutiga Madis Kimmelist sushistaari? Madis, vaata, me paneme sinuga kindad, et riisekleebe, siin on vesi. Sa pead kõigepealt riis panema siia, et sul oleks 3 näpud umbes nagu nii palju. Siis sa paned sesamisemned peale, siis keerad ümber. Siis paned kurk, avokado, seda krabiliha surime, seda nimetakse, kokku, siis paned natukene Philadelphia juustu, kreemjuustu ja keerad kokku ja kõik. Madise näo ilme läheb aina murelikamaks. Ära muretse, ma nagu eile õppisin neid asju ka lugesin. Sa vaatasid YouTube'ist? Ei, mul on tegelikult tädi poeg on sushikokk, tema lihtsalt seledas mulle, kuidas vaja teha. Ja reeglid on siis väga lihtsad, et Madisele me maski ei pane, ma arvan, et tal on ennegi piisavalt suur see väljakutse. Roman siis paneb... Sa seda kinnast isegi kätte. Professor, lubage teid assisteerida. Ja Roman paneb siis peagi maski ette ja eesmärgiks... Oota, ma pean meelde jätma, kuidas seda kõik tundub. Nii. Ja kas, kui ma näen, et ikkagi midagi täiesti katastroofilist hakkab juhtuma, et kas ma siis tulen nii-öelda kergelt suunan või kuidas me teeme? Lasen sul kõik asjad ümber ajada? Lase mulle kõik asjad ümber ajada. Ma saan hakkama. Ma teen härra Dojo uhkeks nagu. Ja muidu ta tegi nagu neid California rullid, mis on upside down riis, et väljas poole sellepärast, et muidu nori on olnud ei tahtnud nagu inimesed süüa nagu neid nori, et see maitse ei olnud nagu inimestele nagu meeldinud, et see film ilusti nagu kajastab nagu seda, et kuidas nagu transformatsioon läbi toidu nagu käib. No nii. No igal juhul Roman on valmis, pani maski ette. Madis, ma ei tea, kas on valmis, aga igal juhul te võite alustada. Kas ma võin ka alustada? Jaa, võib alustada. Jumaja, see on vesi, see on veis. Nii. Madis väga tähelepanelikult silmanurgast jälgib, mida prof teeb. See võib võtta rohkem aega, kui ma... Kuidagi tuli siin seda mätsida, ma mäletan, ülesse tuli jätta 3 sõrme. 3 sõrme nagu kuskil ja kui sul on 2 sõrmad, siis jätta 2. Ülejäänud topid kõik seda riisi täis või? No ta peab nagu äärest äärest. Alt ikkagi jätad ka natukene, eks ole? Jaa, ma loodan, et mul läheb hästi. Sul läheb suurepäraselt. Et sul on osa riisi selle vitika peal. Kusjuures kindadega väga nagu ei tunne, kas riis on peale või kuskile. Kui ma ütlesin, et ma saan hakkama, siis ma tegin seda paljaste kättega. Aga kinnastega on hoopis teine nagu lugu. Jaa, tunnetus on hoopis teine, eks ole? No ma ütlen niimoodi, et... Ma ei tea, kas kõik see riis peab... Ei, ta peab vist olema nagu äärest ääreni nagu niimoodi, et nii, on mul siin 3 sõrme enam-vähem. Tegelikult, no väikeste mööndustega, ütleme nii, et mitte päris. Ei, sul läheb väga hästi. Nii, nüüd käsi läheb seesamiseemnete järgi. Nii. Oota, miks seda vett oli vaja? Oota, ma sätin sul jah selle siit. Aga muidu ma saan pihta praegu või? Jaa, millelegi ikka saad. Ma tean, kui ülevalt läheb, siis läheb paremini nagu.
sul on alumine osa riisist, sinupoolne osa on ilma seemneteta praegu, aga ma ei tea, kas see on probleem? Ma väga vabandan kõigi sushi kokkade ees juba ette ära ja kõigi sushi sõprade ees. Ma lihtsalt vahelduseks võin öelda seda, et ma olen üks halvemaid sushi sööjaid, sellepärast mulle sushi meeldib. Aga ma söön seda nii, et kui üks sushi kokk näeks, kuidas mina sushit söön, mulle väga meeldib seda soja sees leotada. Nii, siis läheb ta teist pidi. Osava liigutusega. Sipstigi. Nii, siis läheb kurgid. Ja, ei, Roman, sul läheb hästi. Läheb hästi nagu nii. Siis, oota, mis pärast kurki läks? Tead, mida? Ma väga vabandan. Ma ei tunne torainad nagu nii. Vaata, nüüd avokaado. Kohe läks. Skinnadega nagu midagi ei tunne. Nii, kohe läheb paremaks. Ma võidan kohe sind, vaata. Nii, sa võidad niikuinii. See on küsimustki. Siis... kreemiust. Kätega tead, siia on... Surime. Läheb. Nii, tõstame tempot. Mul läks, oota, mul nii saa ju. Just. See on kindlasti kõige kaootilisem. Mis me nüüd järgmiseks teeme? Võib-olla paneme inimesed võidu saadet juhtima, et mul oleks ka mingi võimalus või? Roman, kas see idee peaks olema nagu selles, et need asjad on kuidagi korrektselt seal või? See on idee, jah. See on okei. Aga mõtleme niimoodi, et kui me oleksime elanud sellest nagu maailmas, kus me ei näe, aga me peame maitsevad asja tegema, nagu ühes filmis oli, siis niimoodi me oleks teinud nagu süüa. Tead, Roman, ma arvan, et võib-olla sul oleks tuju täna parem, kui sa ei vaataks oma tuju. Ma nagu ühe silmaga, okei. No nii hull ka ei ole. Kas ma võin ka mitte seda vaadata või? Aga point on ju sellest nagu, et... Me igal juhul näitame vaatajatele kindlasti teie mõlema tulemust, sest et nad on kogu sellele tegevusele siin kaasa elanud. Tehtud. No nii, ma arvan, Roman, sa võid oma maski eemaldada ja Madis, sa võid oma selle... Polegi nii hull, nagu ma kartsin nagu, oi, kuule, seal on täitsa ilus nagu. Ärme siia poole vaata. Kas me saame näidata seda ristlõiget äkki ka või seda nii-öelda valmis rulli mõlema puhul? Väike eputuse hetk. Nii. Ta lõigan sulle kohe siit nagu. Me paneme nad sinna kaamera poole äkki. Kuule, täitsa nagu profikas, vaata. Siin on ju täitsa nii. Siin on nagu... Võib öelda, et on küll. Ma isegi ei ole nendega ka päris rahul. Ega ei ole ju selles, pole paha, ma panin 2 tükki siia kõrvuti. Nii hull ka ei ole. Kui sa nüüd vaataksid, esimest korda näeksid praegu, ega sa ei tea, kumb on kumma oma, on ju. No natukene nagu sinu võib-olla natukene juustu on nagu liiga palju. See on sinu oma. See on Romani vist lõige. Aga sul on nagu siin kõik väga perfektne nagu, jah? Ma tänan, et see on siis Romani oma, see on minu oma. Ja Roman, ma arvan, et me seda nii-öelda köögi puhtuse punkte vist ei hakka selles voorus. Täna võib sellest nagu jääda, aga kindlasti vaadake seda film, see oli inspireeriv. Ma ka sain nagu hiljuti vaadatud, et on nagu huvitav näha, kuidas kulinaarne ajalugu nagu tekib, et kuidas inimesed tahavad oma kultuuri nagu teha teistede jaoks arusaadavaks ja ta mõtles seda viis nagu välja, kuidas inimesed hakkasid seda nagu naudima nagu, jah? Vaadake meid ka homme, siis teeme juba kinni silmi kama. Roman, igal juhul suur aitäh, et sa selles eksperimendis osalesid. Toidufilmide festival jätkuvalt käib, aga siin Telehommikus me õige varsti räägime hokist.